See võib olla päris ebamugav kuulda, aga väga paljud, kes aitavad teisi, on ise mingis eluvaldkonnas täielikus kaoses või sõna otseses mõttes pekkis. Coach, kellel on näpud põhjas, terapeut, kes võitleb ise ärevusega või siis suhtekuru, kes on üksi ja õnnetu. Ja enamasti nad ise teavad seda, aga ei julge sellest avalikult rääkida. Ja ma täiesti mõistan seda, sest ma olin ise kunagi samas kohas. Aga mis siis, kui viga ei olegi neis, vaid selles, mida neile on õpetatud? Sest see lihtsalt ei tööta nii, nagu neile endile lubati. See video on Valus tõde enesearengust videoseerias viimane kohtumine, kus me vaatame võib-olla seda kõige valusamat tõde enesearengust. Seega soovin sulle avatud meelt ja mõnusat vaatamist. Opa! Olemegi laivis! Tere imelist pühapäeva, kes sa vaatad siis siin otse ja muud päeva sulle, kes sa vaatad järele. Me olemegi jõudnud oma videoseeria finaali. 8-osaline videoseeria Valus tõde enesearengust, millest on liiga kaua vaikitud ja läbi minu siis kogemuse vaatenurga. Ja kõik kulmineerub siis 22. aprillil. Trummiparin. 22. aprillil kell 6:30 õhtul 2,5 tunnise meistriklassiga, mis on täiesti tasuta, kus me sukeldume selle kõige siis tuuma, mis tegelikult siis on see, mis töötab ja millest on nii kaua vaikitud ja mida enamus enesearengust ei teagi, et see ongi see, et valus tõde enesearengust tähendabki seda, et meil õpetatakse midagi, mis tegelikult ei toimi pikas perspektiivis ja paljud asjad teevad rohkem kahju kui kasu ja annavad lõpuks päris valusa õppetunni, elukogemused ja nii edasi. Aga see on kõik meie enda looming, see on meie enda valik, me oleme ise loonud selle kõik, et kogeda midagi ägedat. Kui sa jõuad kohale, ütle tere, ma näen, et keegi on siin vaatamas ka. Oli vähemalt korraks, hüppas siin number mul ülesse. Ja kui sa jõuad vaatama, siis ütle tere, kui sa vaatadki järgi, ütle tere ja YouTube'is ka, kui sa vaatad YouTube'ist, ütle mulle lihtsalt tere, kommenteeri lihtsalt tere, kõik, rohkem mitte midagi. Nagu mul on seal vaatamisi küll ja küll, aga täiesti vaikus on nagu, see on nii huvitav lihtsalt, et mis teema siin on, kas inimesed ei leia üles, kus kommenteerida või mis teema sellega on, nagu hästi huvitav on see. Ja sellega tegelikult, kui sa näed, et sa saad kasu, see aitab sind, toetab sind need minu videod, siis see kommentaar aitab YouTube'i algoritmil nähtavust sellele videole ja jõuab rohkemate inimesteni, kes veel võib-olla otsivad midagi sellist. Et mulle üks päev siin kirjutas üks meistrahvas, et ta sattus minu ühe video otsa, mis ma tegin siis suvel, just ühte väljakutset valmistasin ette ja siis sihtrühma kaaristasin ja seal ma tegin siis live protsessi emotsioonide lahustamist otse-eetris, kus ma enda emotsioone lahustasin. Ja inimene siis otsiski lihtsalt emotsioonide lahustamist, oli kuskil sellises huvitavas kohas ja sattus selle video otsa, pärast kirjutas, et see oli nagu väga võimas kogemus ja väga aitas teda. Et see ongi see, et kui inimesed leiavad üles need asjad, siis see töötab, toimib, saavad inimesed kasu sellest kõigest. Et siis kommenteeri, julgelt kommenteeri, jagamine on juba järgmine asi, aga kommentaar, see ei ole nii palju palutud ju, et ütle lihtsalt tere ja mis iganes siis muud võid seal jagada. Aga tänane teema on siis selline päris valus teema. Me oleme siis jõudnud finišisse ja lõpusirgele ja täna on võib-olla kõige valusam teema üldse. Ja see näitab siis, et näitab selgelt, et enesearengus ja eneseabis on midagi totaalselt puudu, midagi on justkui valesti. Sest inimesed aitavad, juhendavad teisi. Inimesed, kes aitavad ja juhendavad teisi. Nii, ja Pille on meil jõudnud ka laivi, vaatan siia siis. Tere Pille, päikest sulle ka. Et inimesed, kes aitavad, juhendavad teisi, nende enda elu on mingis eluvaldkonnas täiesti pekkis. Coach, kelle näpud on täitsa põhjas,
kes pidevalt supleb raha hädas, terapeut, kes võitleb ise ärevusega, hirmud, muud asjad, suhteprobleemid ja ongi suhtekuru, on ju, kes on võib-olla täitsa üksi, õnnetu. Et ja spirituaalsed õpetajad, kes räägivad, et kõik on üks, mina loon kõik ja siis sõdivad iseenda loomingu vastu nagu täiega. Ja enamus teavad seda ise. Ütleme, kes siis toetavad, aitavad, tervendavad, coach'id, terapeudid, psühholoogid, kes aitavad teisi, nad ise teavad seda, et nende enda elu on tuksis mingis valdkonnas, aga ei julgeta rääkida. Ei julgeta rääkida, sest et sellega kaob ju see usaldusväärsus. Issand, kuidas inimesed siis mind enam usuvad ja mind valivad, kui ma räägin, et näe, see asi on pekkis. Ja tegelikult enesearengu maailmas on palju ka seda, kus inimesed teavad, et see tegelikult, mida nad õpetavad, ei tööta nagu täismahus. Ja siis ikka jätkatakse ja ei tunnistata, et tegelikult asi ei tööta. Ja julgetakse teistele välja öelda, näe, ma tean, et see ei tööta, aga mis teha, mul ei ole mitte midagi, ma näen, et mingil määral see töötab, inimesed saavad mingi laksu kätte, aga pikas perspektiivis seda muutust ei tule. Aga mis ma teen? Mis ma teen siis? Panen nagu lihtsalt, mis need on, tossud varna või kuidas nimetatakse või antakse nagu lõpetatakse ära oma tegevus. Ja ma olin ise ka pikalt seal, et ma ise tajusin, et ma saan nagu mingitel hetkedel, ma aitan nagu inimesi päris korralikult, et inimesed kogevadki, ma olen läbi aastate tajunud seda, et mingis osas see kuskil nagu klõks käib ära või klikk käib ära ja inimesel ongi elu muutub, et mingi vaatenurk, mis muudab nagu konkreetselt laksti ja siis ta pärast kirjutab, et ma täitsa, et mul on, vahetasin täitsa laused praegu kuskilt poole pealt, et siis inimene kirjutab, et ma näen täitsa maailma teistmoodi ja tajun teistmoodi ja näiteks pool aastat hiljem suhtleme ja ütleb, et jaa, elu ongi teistsugune ja läbi väljakutsete erinevad, mis ma teinud olen, et inimesed ongi jõudnud täiesti uude elu kogemisse juba mitmeid aastaid tagasi. Et asjad, mida ma olen teinud, on töötanud, aga mitte alati. Ja siis samas nagu teisi aidata saan, aga ise suplesin raha hädas nagu pikalt, väga pikalt. Ja ma lihtsalt uskusingi, et see ongi nii, et me ise ei näe oma pime nõrki, et see ongi nii, sest on ju täitsa ütlus, et psühholoog ise endale psühholoogis olla. Aga kas see on päriselt tõde? Kas see on päriselt tõde, et nii peab olema? Ja ma arvasingi, et minus on viga, et näed, teisi ma suudan aidata, ennast mitte. Et minus on viga. Sest sellest ei räägita. Ei räägita sellest, et inimesed, kes aitavad teisi ja tundub kõrvalt vaadates, nende elu on nagu üliäge ja siis, kui suletud uste taga kuskil, suletud ringis tehakse suu lahti, siis sa näed, et ma ei olegi ainuke. Ja see ei ole erand, vaid pigem on see isegi reegel, et erand on see, kui inimesed, kes siis juhendavad, õpetavad, nende elu on kõikides valdkondades paigas. See on väga erand. Reegel on see, et kes toetavad, aitavad, ongi coach'id, terapeudid, psühholoogid, mis iganes asjad, koolitajad, siis mingis valdkonnas on nende elu täiesti tuksis. Ja kui sa tunned praegu ka, kui sa oled üks nendest, siis kui sa julged tunnistada, kirjuta siia. Siis minul oli samamoodi. Ja ma julgesin mingil määral tunnistada ka, aga mitte alati. Et näed, ma siin aitan teisi, aga mu enda elu on pekkis mingi koha pealt. Et see ongi see minu eesmärk olnud enda jagamistega, et filtriteta, mul on olnud täitsa oma seinal ka, mitte oma seinal, vaid YouTube'is seeria filtreerimata lugu, kus ma olengi rääkinud oma elu väljakutsetest, kus ongi nagu supled sitas põhimõtteliselt ja otsid väljapääsu. Ja mingitel hetked ongi see, et mul üks video vist oli, kus ma seisin nagu Kalju serva peal oli tehtud, et kas lõpetada või mitte. Et on olnud neid hetki ka, kus ongi nagu lööks käega kõigega, sest ma lihtsalt ei jaksa enam. Et mida iganes teed, lihtsalt ei jaksa enam, ei tööta. Teisi saad aidata, aga enda elu mitte.
Ja see näitab, et midagi on pekkis täiesti selle enesearengu maailmas. Miks me ei suuda iseennast aidata? Ja miks enamus coach'e, terapeute, enamus tervendajad ise ei suuda ennast aidata, nende elu on pekkis. Järelikult midagi on ju kuskil valesti. Kuidas siis muidu seletada, et inimesed, kes on 30+ aastat näiteks iseendaga tegelenud ja maailma tipus täitsa, juhivad inimesi, toetavad inimesi ja samas iseendal on midagi täitsa pekkis. Kas tervis on pekkis, raha on pekkis, suhe on pekkis, mis iganes see on, midagi nagu pekkis. Kuidas sa selgitad seda siis? Järelikult peab olema midagi nagu kuskil totaalselt puudu. Panen praegu nagu täiega siit lihtsalt. Ja level 5 maailmas, kui ma sinna siis eelmine aasta jõudsin, aasta alguses, siis sinna minu mentori juurde jõuavadki inimesed, kes on 20, 30, 40 aastat tegelenud enesearenguga. Mitukümmend erinevat sertifikaati. Nad õpivad järjest juurde, sest et äkki on see, mis mind aitab. Äkki on see, mis mind aitab. Ja see õpitaksegi nagu täiesti tipptasemel, sest kui sa teed nagu sertifikaadi, see on see, et sa õpetad seda edasi. Et sa oled võimelised edasi õpetama, on ju. Ja parim viis ise midagi selgeks saada ongi see, et õpi seda edasi õpetama, sest siis sa saad selle ise kõige paremini selgeks. Ja siin 2-3 kuud tagasi, selle aasta alguses millalgi jõudis siis level 5 üks inimene, naisterahvas, 81 aastat vana, ma olen seda juba jaganud siin, aga sest et see läheb tänase teemaga ka hästi kokku. 81 aastat, noor, on ju. 60 aastat enesearengut, millest vist on 40 aastat ühe mingi spirituaalse guru all, täitsa nagu üks-ühele. Üle 3 miljoni või ligi $3 miljonit. Täpselt tea, kuskil sinna kanti ta on rääkinud, $3 miljonit enesearengu alla. Ja ikka oli elu katki, ikka oli ta ise katki. Kuidas see võimalik on? Ja seal on veel siis Briani nüüd parem käsi, Abigail, kes oli täitsa maailma tipus coach'ide Marta Beck. Ma ise ei ole nagu coach'i maailmast nii tuttav selle kõigega. Marta Beck pidi olema ülemaailmselt selline tipp-coach, nagu meil meesterahvastus on see Tony Robbins, on ju. Et seal on maailma tipud, et tema siis parem käsi oli ja samamoodi õpetas siis inimesi, oligi abi coach ja võttis selle siis organisatsiooni nagu juhtimisel seal täitsa enda vedada ja enda elu oli pekkis. Tervis oli nagu mingi asja koha pealt pekkis ja raha teema oli pekkis. Ta on sellest kõigest rääkis level 5 maailmas. Ja see, kui ta nüüd on jõudnud peale seda level 5 õpetuste, ideede rakendamist. Ka mina samamoodi eelmine aasta, kui ma alustasin, ja siin vähem kui poole aastaga, kui mina olen nüüd selles oma Epilim kogukonnas inimestega tegelenud, et see on ulme, siin eelmises selles jagamises ka osad kommenteerisid, et 3 kuuga juba inimesed kogevad nagu väga suuri muutusid. Isegi 1 kuuga, kui me tegime seda väljakutset, mis meil oli sügisel, et 1 kuuni 4 nädalat oli väljakutse, kus me võtamegi läbi nagu kõik need peamised level 5 kontseptsioonid, et kuidas sa oled seni oma reaalsust loonud mitte teadlikult, kuidas siis ühendada kõik lahti ja kuidas luua siis see, mida sa päriselt tahad. Et see oli nagu väga võimas ja kes nagu pühendus, see juba väljakutse ajal sai siuksed laksud, et nagu nii-öelda laksud. Et minu enda elu on muutunud, asjad liiguvad, see on nagu nii äge lihtsalt. Ja selle sama 81-aastase naisterahva kohta Brian, minu mentoris, on öelnud, et tal on rohkem sertifikaate kui jumalal. Et ta on nagu kõike proovinud põhimõtteliselt, lihtsalt kõike proovinud. Aga ongi küsimus see, et mis siis, kui viga ei olegi neis? Eks mis siis, kui ma võin siin nagu tulistada, näed, terapeudid on katki ja ma justkui nagu teeksin maha. Aga nagu mõtlesin, ma täitsa mõistan seda, sest ma olin ise seal samas. Ja mis siis, kui viga ei olegi neis? Sest mis siis, kui asi on selles, et need asjad, mis neile õpetati, need lihtsalt ei tööta. See ei tööta nii, nagu neile lubati. Samamoodi, kui meile õpetatakse, näed, see töötab, on ju. Mis siis, kui see ei tööta, nagu lubatakse? Ja siis nemad ka, kes õpetavad, neil on ka öeldud, näed, see on ju töötab ja siis õpetavad edasi, enda elu on pekkis. Sest on puudu midagi väga olulist.
midagi väga olulist. Ja kõik on tegelikult palju lihtsam, et siin inimesed ka, kes on kogukonnas, mul Epilimi kogukonnas, ütlevad, et see on nii lihtne tegelikult, see on nii lihtne. Meil ei ole vaja nagu mingisugune, ma ei tea, hunnik tehnikaid, see kõik on nagu nii lihtne. Ja lühidalt ongi see, et kõige taga on lihtsalt turvatunde puudumine. Me ei tunne ennast turvaliselt. Ja hoiamegi endast eemal kõik see, mida me soovime, nagu ma eelmine kord jagasin juba. Meil ei ole mitte ühtegi plokki. Me hoiame ise endast eemal kõik selle, mida me tahame, nagu mida me soovime. Sest me usume, et midagi juhtub, kui me selle saame. Ja me hoiame enda ligi selle, mis me usume, et meil on kasulik ja hoiab meid turvaliselt. Ja sellepärast me ei lase lahti mingitest asjadest, millest me tahaks juba ammu lahti lasta. Ja sellest kõigest ma räägin siis meistriklassis kolmapäeval pikemalt vaatame, kust tuleb see turvatunde puudumine, mis see tähendab üldse ja kas me kunagi üldse oleme ennast turvaliselt tundnud, nagu üldse terve elu jooksul. Sest kui me ei tunne ennast turvaliselt, siis me ajame taga asju, mis ei loo lahendust. Ja nende level 5 ideed ongi see turvatunne ja kuidas seda taastada ja need muutused tulevad nii kiiresti, et oligi, kui mina hakkasin rakendama seda aasta alguses, juba esimese paari kuuga ma nägin päris suuri muutused ja eriti siis, kui ma selle mentorlusega liitusin, et ise hakata spellbreakeriks, siis läks nagu eriti lahti, et kui nende fundamentaalile saad ligi, siis on nii äge. Ja mina sellel kolmapäevasel kohtumisel ma ei hoia mitte midagi tagasi. Selle 2 tunni jooksul ma jagan ära nii palju kui nagu nii vähe kui võimalik samas. Tähendab, nii palju kui, kuidas see ütlus on? Nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Ehk siis selle lühikese aja jooksul mitte nagu üle külvatage just need kõige fundamentaalsem. Ehk siis selle aja jooksul, selle 2 tunni eesmärk on mul see, et sa saaksid nii maksimaalse kasu kui võimalik. Ja ma teen seda täiesti tasuta. Sest minu eesmärk on, minu suur soov ja visioon on elada maailmas, kus minu ümber on inimesed, kes elavad level 5 maailmas. Kus ei ole süüdistamist, ohvrimeelsust, kus ei ole kannatusi, on armastus, hoitus, rõõm, rahu. See kõik on meie loomulik olek, kui me laustame ära need illusioonid. Ja see on see, kus tahan mina elada. Millises maailmas soovin mina elada. Ja sellepärast ma seda teen, mida ma teen. Ja kolmapäeval on sul võimalik sellest osa kõigest saada. Et leiad, kui sa vaatad Facebookis, leiad siit ülevalt, siis videokirjeldusest lingi ja YouTube'is leiad alt. Ma näen, meil on päris palju vaatajaid siin, kommentaare täna rohkem ei ole tulnud. Et kui siin midagi kõnetab, kui sa tunned ennast puudutatuna, millest iganes, siis jäta oma kommentaar, ma pärast loen nagunii kõik need kommentaarid läbi YouTube'is ka, ma loen kõiki kommentaare ja kui ma näen, et ma saan midagi tagasi peegeldada, midagi toetada, siis ma jagan seda, et ma ei hoia midagi enda teada. Aga olekski minu poolt selleks videoks kõik ja kogu selle seeriaga kõik on ju, et täna meil pühapäev, siin on veel võimalik veel järgi vaadata neid asju ja siis kolmapäeva õhtul kell 6:30 pane ennast kirja Facebookis ja nagu ma ütlesin, videos siit ülevalt leiad kirjal lingi ja YouTube'is on all see link, et pane ennast kirja ja kohtume juba kolmapäeval ja registreerite arv lähen juba 300-le, täna hommikul oli 280 midagi, täpselt mäleta. Nii äge lihtsalt, nii äge, kuidas saab nagu veel imelisemaks minna ja mis veel kõik võimalik on. Aga minu poolt kõik, aitäh kõigile, kes te olite sellel teekonnal, selle 8 videosel teekonnal, kommenteerisite ja kes sa veel siin kommenteerid, siis ägedat teekonda sulle ja tere Liis, et aitäh sulle ja näeme juba loodetavasti kolmapäeval ja võib-olla ka varem, kui meie teed kohtuvad. Tšau!